ju. Laps tegelikult ei pea leidma ise lahendust ja ma unustasin salvestama panna ja lubasin teadlikuma emaklubi naistele, et siit tuleb salvestus, nii et ma nüüd panin salvestama. Osa tarkust jäi nüüd saamata, aga pole midagi teha. Okei. Laps ei pea ise leidma lahendust ja see on nii valus, kui emotsioonidega mitte hakkama saama. Emad on jätnud lapsele sellise mulje, et laps peab ise hakkama saama ja emad ei saa sellest aru tegelikult. Et selles mõttes on see väga huvitav hetk, kui sa märkad, et su lapsel on ikkagi midagi, et tal ei ole kõik hästi ja siis, kui sa näed, et ta sinuga ei räägi, leia inimene, kellega laps räägib ja see on nii oluline. Ta võib olla tädi, onu, vanaema, vanaisa, õde, vend, vahet ei ole. Aga vahepeal lapsed hoiavad oma emmesid. Peale selle lapsed hoiavad ka selliseid emmesid, kellel lendab see reaktsioon viha näol või tegutsemise näol ka kohe 0-101 sekundiga. Ehk siis see emma nagu läheb kohe kooli laamendama ja röökima ja karjuma ja sellised ebaratsionaalseid emasid ka lapsed pigem shutdownivad oma elust ära või siis tõesti laps lihtsalt kardab oma ema. Ja tegelikult mina olen alati teadlikuma emaklubis, ma olen aastaid õpetanud emadele ühte asja. Palun küsi oma lapse käest, kuidas ta sind kogeb ja võta see aus nätakas vastu. On ju? Et selles mõttes on see hästi oluline. Et kas tal on seal kõik hästi, kui sa näed, sa tunned ära, et midagi on valesti ja ta sinuga ei räägi. Leia kiiresti inimene, kellega ta räägib, on ju. See on üks kindel nõuanne, mida ma saan teile täna anda. Mitte piisav oskus end väljendada. Lastel ei olegi piisavat oskust ennast väljendada ja ta satub täiesti uude olukorda. Tema närvisüsteem on kogu aeg selline. Närvisüsteemil ei ole mitte mingit vastet siia. Me saame väga hästi hakkama olukordades, mis on meile tuttavad. Aga kool ei ole tuttav ju. Tuttavlikkus tekib alles mingi hetk. Nii et ei, neil ei ole piisav oskus end väljendada ja see on väga okei. Ja nüüd me peame toetama õpetaja peale. Nüüd, kui sinu lapsel on mingi eripära, näiteks ta tõmbub hästi endasse ja ta ei räägi võõraste inimestega ja ta ei küsigi abi, sellepärast, et talle ei meeldi võõrad inimesed. Ta läheb nagu shutdown seisundisse, siis mina ütleks, sellised lapsed ei tohiks veel kooli minna. Ma ütlen kohe väga ausalt selle välja. Sellised lapsed peavad küpsema, sest nende närvisüsteem on ääretult toores. Sellised lapsed küpsevad ja kuskil 13+ tahavad ka nemad minna nagu maailma avastama. Et jah, sellised lapsed on vanematele ebameeldivad, sellepärast, et siis peab koju jääma, on ju. Aga pole midagi teha, et kui on siuksed lapsed. Ja kui nüüd lapsel on ikkagi näha on, et tal on eneseväljenduse probleemid ja ta alles õpib ennast väljendama ja ta pole võib-olla kunagi osanud ennast kollektiivis väljendada, siis ta asub sellest õpetajale ka kohe selgelt märku anda. Ma ise proovisin kui minu esimene laps läks kooli, siis ma ütlesin õpetajale, et õpetaja, et ma tahaksin, et sa saaksid minu lapsega sõbraks ennem kui kooli algab, et kas oleks võimalik, et me tutvuksime omavahel ja see õpetaja ütles mulle ei, see pole tema huvi. Ja see oleks olnud esimene punane lipp, aga jah, minu lapse esimene koolikiusa oli õpetaja ja ma räägin seda lugu, kuni surm meid lahutab, sest et minu jaoks on see väga julm, kui õpetaja osutub esimeseks koolikiusajaks. Nii, et õpetaja peaks olema see isik, kellega ka sina tunned, et sul on side. Kas sina lapsevanemana, sest see õpetaja, algklasside lapsed on lapsed, nad on väikesed lapsed ja neid tuleb kohelda nagu väikseid lapsi. Nad ei ole mingid tähtsad suured koolilapsed, nad ei ole mingisugusedki, ma ei tea, peavad juba ise hakkama saama ja ma ei tea, mida iganes. Nad on väikesed, armsad, nunnud lapsed ja sa annad tegelikult oma lapse teisele täiskasvanule, kes nüüd tegelikult vastutab sinu lapse eest, mis tähendab seda, et sa pead seda teist täiskasvanut usaldama. Teil on veel augustikuus aega selle õpetajaga sidet luua ja nüüd oleks väga oluline öelda, et aga minu lapsel on natukene raske ennast väljendada. Ja siis küsid õpetaja käest, et õpetaja, kas teil on kogemust nende lastega, kellel on ennast raske väljendada, et mis on teie tavapraktika. Et siis hakkad juba nägema, et kuidas need asjad hakkavad olema. Väga tihti me näeme punaseid lippe ette taha üles alla vasakule paremale ja siis me teeme niiviisi, et äkki nad lähevad ära, äkki elu läheb heaks, on ju. Punastele lippudele tasub kohe otsa vaadata, sest et need lood nendest punastest lippudest, ma ei tea, vahepeal ma mõtlesin, ma vist panen oma töö maha.
Need lood on natukene liiga jubedad, on ju. Ma ei taha kedagi hirmutada, aga punased lipud te võiksite enda jaoks kohe ära märgistada, on ju. Et õpetaja ütles, et tal ei ole eneseväljendusega probleem, lastega olnud varasemad kogemusi, ta ei tea, mida teha. Ahaa, okei, aga õpetaja, kas ma võiksin sulle öelda siis, mida võiks teha näiteks, kui sa ise oled midagi head kuulnud või oma lapsega praktiseerinud, on ju. Et lihtsalt sellised mõtted, et palun vaata, kas su õpetaja tahab luua sinuga sidet, sest väga tihti on niimoodi, et õpetaja versus lapse vanem ja laps jääb siia kahe vahele ja see ei ole okei. Et rikun ära lapse õppimise tahte. Lapse õppimise tahte saad ära rikkuda küll siis, kui sa teed valesid asju. Näiteks eile üks ema ütles, et tema laps loeb ja tunneb ennast ebamugavalt lugedes ja siis laps hakkab tegema hääli ja nägusid ja siis ema ütleb, ära tee. Aga tegelikult tuleb lapsel lasta seda teha, sest ta on laps ja tal on ebamugav, aga ta leidis siiski viisi lugemiseks. Järelikult ta teeb häälitsusi ja ta teeb nägusid ja see on väga okei. Ehk vahepeal me võtame lastel õppimise huvi ära küll sellega, et me oleme liiga ranged ja laps on alles laps. Tal on see mängulisus sees. Ta endiselt tahab teha asju läbi mängu ja me ei tohiks teha seda nii tõsiseks neid asju, on ju. Et tarkmine õpinurgas, mul on ka 1. klassi emmedele, mul on lausa matemaatiliste mängude video, seal mänguideede video näiteks. Nii, ja õpitahte me rikume siis ära sellega, kui mina ise olin selline oivik, 5-line oivik. Ja siis, kui minu laps kleepis näiteks kleepsukesi niiviisi vildakalt ja niiviisi, siis mul oli nagu, teeme korralikult, teeme korralikult, teeme korralikult. Ja siis tegelikult sa lihtsalt tambid lapse maha niimoodi. Et ja sellega me võime võtta küll õppimistahte ära, nii et siin ma soovitan avastada enda sees tekkivad pinged ja tegeleda nendega, on ju. Mitte neid pingeid lapse peale välja elada. Et last hakatakse kiusama. Vaadake, see nüüd on küll see koht, mis on see koht, on ju. See nüüd on see koht, mis on see koht. Kiusamine on täna Eesti koolides normaalne nähtus, kahjuks. Ja kiusamine ei pruugi üldse toimuda koolis sees, ta võib toimuda ka bussijaamas näiteks. Kiusamise osas tuleb lapsega nüüd väga täpselt rääkida, mis asi on kiusamine. Kas või guugelda ja otsi erinevaid koolis toimuvaid kiusamise vorme, tee nad ise endale selgeks ja siis tuleb lapsega rääkida, mis asi on kiusamine, mida tema kohe kindlasti teha ei tohiks, aga millest ta peab kohe kindlasti õpetajale ja kodus rääkima. Aga emme, kui ma räägin, kas see probleem ei lähe mitte suuremaks ja siis on see koht, et tegelikult ei lähe, sest et me peame julgema võtta kollektiivselt vastutust, kui keegi on kiusatud või kedagi kiusatakse. Aga kooli kiusamisest me ei saa rääkida ainult nagu selles formaadis, et äkki minu last hakatakse kiusama, vaid me peame rääkima ka selles formaadis, et äkki minu laps on kiusaja. Ehk siis, mis on kiusamine? Kiusamine on selliste asjade tegemine, mis on minule naljakas, aga sinul ei ole. See on kiusamine ja kiusamine on alati no, on ju. Ja kiusamisel on siis erinevaid vorme, vii kõigepealt iseennast kurssi, et sina tunneksid kiusamise ära, et sinu laps teaks, mida mitte teha ja sinu see laps tunneks ära, kui teda on kiusatud. Ja siis me peame ütlema ka sellist asja, et me ei ütle 1. klassi lapsele, et koolis on kiusamine. Ei, me ei häälesta teda niimoodi. Me ütleme, et juhul, kui sellised asjad juhtuvad, siis sa tea, et sa pead kohe rääkima minuga, isaga või õpetajaga. Ja nendest asjadest rääkimine on väga normaalne asi. Ehk nendest asjadest nüüd peab küll kodus natukene rääkima, aga mitte hirmutama, on ju. Hirm, et kuidas ta üksi hakkama saab. No tegelikult see on täpselt seesama asi, et vaatad, et tal oleks elementaarsed asjad olemas ja oskused olemas tähendab ja et tal oleks see koht, ma tean, et koolid võtavad täna telefonid ära näiteks, on ju, aga teil 1. klassi lapsed lähevad nende nutikäekelladega minu meelest täna kooli, on ju, see on väga popp teema. Et ta saab selle nutikäekella pealt sulle saata näiteks, ma ei tea, märguandeid ja sina saadad talle märguande vastu ehk midagi. Lapse ajus peab olema midagi turvalist. Ja vaadake, sellepärast ma ütlengi, et õpetajal peab olema side lapsega enne, kui laps läheb 1. klassi, sest laps läheb turvalise täiskasvanu juurest hopsti, ta peab minema teise turvalise täiskasvanu juurde. Kui tal oleks vähegi võimalik
see nali ära teha. Teid ei ole siin webinaaris täna väga palju, paljud jätsid tulemata, mis omakorda tähendab seda, et teil on see koht, see asi ära teha, on ju? Nii. Okei, siin on nüüd kirjutatud, et kui laps loeb ja saab aru, et ta ei oska ja siis hakkab laps ennast karistama, ennast lööma. Et vaatame nüüd süükast asja. Laps väljendab alati midagi. Küsimus on, mida ta väljendab ja kuidas ta väljendab. Mõni laps tunneb viha, siis ta hakkab röökima ja peksma. Mõni laps kogeb abitust, siis ta hakkab nutma. Mõni laps kogeb ärevust, siis ta sulgub endasse. Tänaseks hetkeks, kui teie laps läheb esimesse klassi, peaksite te tundma juba seda, et minu lapsel on see, siis ta teeb seda, minu lapsel on see, siis ta teeb seda, minu lapsel on see, siis ta teeb seda. On ju? Mis aga on hästi oluline nüüd? Hästi oluline on see, et me peame lapsele nüüd õpetama, kui sa tunned seda, võt see tegevus, asendame selle tegevuse mõne teise tegevusega. Või üks asi, mida mina õpetan veel, ma õpetan seda, et kui laps tunneb tundeid, mis mõjuvad nagu halvasti talle ja mis teevad sellise imeliku käitumise, mis ei ole head ei lapsele ega ümbrusele, et siis mina õpetan lastele sellist emotsioonide vabastamise tehnikat, mis töötab päris edukalt. Et antud juhul ma tahaksin siia öelda, et kui laps tunneb, et ta ei oska, siis on väga niisugune loll tunne, laps tunneb ennast lollina, reaalselt ta tunneb ennast lollina, siis tegelikult siia nüüd oleks vaja seletada, et see, et sa ei oska veel, see on väga okei. Sa ei peagi veel oskama. Sa alles õpidki. Igal ühel on oma õpitempo, igal ühel on oma isiklik aju. Aju on nagu põld. Minu ülesanne on alati anda lastele sõnad, millest nad aru saavad. Ja sinu ülesanne on ka anda lastele sõnad, millest nad aru saavad. Aju on põld. Mõne aju on nagu talvine põld. Milline on talvine põld? Teate, külmunud ja lumine on ju. Mõne aju on nagu kevadine põld. Natuke juba sulanud üles. Mõne aju on suvine põld, kuhu on hästi lihtne külvata, kannab kiirelt vilju. Igal on oma aju. Ja igaüks õpib täpselt sellest lähtuvalt ja see, et Mati, Kati, Juku ja Manni juba oskavad, aga sina ei saa veel aru, see on väga-väga okei. Praegu on sügis, praegu on viljade koristamise aeg, praegu saab lapsele täiesti rääkida ka selliseid lugusid, et looduses ka ju. Näiteks marjad tulid mingil omal ajal, kartul tuli mingil omal ajal, ploomid tulid mingil omal ajal. Kas ma siis nüüd lähen, ütlen ploomile, et on loll? Kas ma lähen ütlen kartulile, et ta on tark? Te peate lastele nagu tegema selgeks selle, et olla aeglane on okei, mitte osata on okei. Sa praegu ei oska, see on okei. Sa tunned ennast nüüd halvasti, aga väljendame selle tunde ära, hüppame püsti, raputame ennast. Otsus me saame seda teha, koolis sa seda teha ei saa. On ju? Koolis on lapsel vaja teistsugust tundeväljendust, vastasel juhul ta hakkab tundi segama. Ja teistsugune tundeväljendus on see siis, mida ma tavaliselt õpetan. Ohohoo. Ma näitan teile midagi. Nii. Ma näitan teile midagi. Näete, tarkmina.ee lehel, kui läheb siia õpinurka sisse, siis siin on igasugu vahvaid asju, siin on nüüd lapsevanematele. Siin on nüüd kursus, kuidas ometi need lapsed õppima saada. Tähelepanu probleemidest on väga hea loeng. Esimesele klassile on siin ja vaadake, siin on nüüd enesekindlus, väga head videod ja tunded ja ärevus vot siin. Nii, õpi oma tundeid tundma. Kui tunne läheb väga tugevaks, vaat siin selles setis ma õpetan neid tehnikad, mida laps saab tegelikult kasutada keset tundi. Siis, kui ta läheb väga-väga keeruliseks seal. Et
Need on nüüd need teadmised, me ei saa oodata, vaadake, et kui teil on väga impulsiivne laps või väga siuke liikuv laps näiteks, et ta siis hakkab sul 45 minutit paigal püsima, seda ei juhtu. Osades koolides esimeses klassis ikkagi arvestatakse laste sellise liikuvusega ja aidatakse, et laps saab siis rohkem liikuda, aga kui teil sellist kooli ei ole, siis laps vajaks mingit harjutust selleks, et ta näiteks istub ära 20 minutit ja nüüd hakkab nii tegema, et ta saaks nagu mingi harjutuse ka aidata endal istuda ära need järgmised 20 minutit. Ja kui õpetaja selle asja eest ei hoolitse, peate teie selle asja eest hoolitsema, on ju. Nii et enda löömine ja lapse puhul enda karistamine ei ole kindlasti okei. See on tegemist siis sellega, et laps ei saa selle suure tundega hakkama ehk selle tundega, et ma olen rumal ja ma ei oska. Ma soovitan teil veel teha sellist asja, kallid lapsevanemad, et te võiksite ka ise tunnistada lapsele päeva jooksul nendes kohtades, kus te tunnete ennast rumalana ja kus te tunnete, et ei oska. Miks? Sest siis laps näeb, et see on okei. Tavaliselt täiskasvanud tantsivad läbi elu, on ju, niimoodi, et teevad nägu lastele, et nemad on väga targad ju, nemad on suured ju. Aga me unustame lapsele ütelda ära, et kuule, aga mina kardan praegu, ma olen praegu ärev. Näiteks mina ütlesin oma tütrele, et tead, mul on hetkel ärevus, ma pole ammu enam ühtegi webinari teinud ja äkki ma olen rooste läinud. Et korraks tundsin siukest väikest ärevust, aga ma nagu väljendasin seda oma lapsele. Samamoodi siis, et praegu ma ei oska seda, ma tunnen ennast natuke rumalana, aga see on okei. See tähendab, et ma lähen mitu sammu tagasi, ma vaatan, millest ma sain aru ja siis ma vaatan väikeste sammudega, äkki ma vajan abi, on ju. Abi küsimine ei ole spikerdamine, abi küsimine on väga normaalne nähtus. Nüüd kool ja kodu on täiesti erinevad maailmad ja me peamegi saama aru sellest, et me ei saa tegelikult last lõpuni ette valmistada, sest tema närvisüsteemi jaoks on tegemist väga-väga uue olukorraga. Mis tähendabki seda, et mina lapsevanemana pean nüüd olema valmis selleks, mis sealt tagasi tuleb. Sest laps saab oma närvisüsteemi sisse nüüd hästi palju uusi kogemusi, uut informatsiooni. Nüüd, kui ta tuleb koju, nüüd hakkab see kõik seedima siin sees. Mõni laps hakkab stressi välja laskma, hakkab nutma. Mõne lapse närvisüsteemi jaoks on see natuke liiga palju. Mis asi üldse närvisüsteem on ja ma olen ise vaadanud, et viimase 5 aasta jooksul, ma veel kord ütlen, ma olen lapsi õpetanud 25 aastat, viimase 5 aasta jooksul on toimunud midagi väga drastilist. Viimase 5 aasta jooksul on laste ülitundlikkus läinud lakke. Millega seda seletada? Me teadlased ei tea ja mina ka ei tea, aga ma ise mõtlen niimoodi, et viimase 5 aastaga on lapsevanemad teinud järelikult ära ühe järgmise siukse toreda arenguhüppe ehk kodudes on hirmu vähem. Laps ei karda enam, et sa ei armasta teda, kui tal läheb halvasti või et sa lööd teda või et sa lähed ära või mingi turvatunne on lisandunud laste ellu, mille üle ma olen väga-väga uhke. Lapsevanemad, võtame kõik mütsid maha, viimase 5 aasta jooksul on midagi head toimunud meie kodudes. Aga see hea on teinud ühe karuteene meile. Laste närvisüsteem on maha rahunenud ja maha rahunenud närvisüsteem võtab informatsiooni vastu palju tundlikumalt. Ehk need meie tundlikud lapsed on tegelikult evolutsiooni tipp ja siit läheb veel asi tundlikumaks, sest et temad saab kohe aru, kui ta kellelegi ei meeldi, tema tunneb neid tundeid võimendatult. Sinul oli häbi oli ees, adrenaliinistus ees, hirmistuse ees ehk meid õpetati emotsionaalselt hästi kasti, aga viimase 5 aasta jooksul on lapsevanemad olnud väga-väga tublid, mis tähendabki seda, et sinu laps on ülitundlik, aga süsteemid ei ole jõudnud järgi. Süsteemid ei ole nende tundlikutele lastele jõudnud järgi ja mida aasta edasi, seda tundlikumad lapsed meie süsteemi sisenevad. Ja ma kahtlustan, et ka teie lapsed kõik on ülitundlikud. Ehk ta tunneb tegelikult kõike väga tugevalt. Ta saab aru, kui ta õpetajale ei meeldi. Ta saab aru, kui ta läheb halvasti. Ta saab aru, kui teised naeravad tema üle. Tänapäeva lapsed teavad neid asju. Nad on nii kohal, nad on nii targad selle koha peal. Nad on emotsionaalselt täiesti targad.
mis on nüüd siis see koht, et meie peame õpetama lastele, mida selle ülitundlikkusega teha on ju. Ja nüüd, kui ta tuleb sealt koolisüsteemist sulle koju, ta on üle laetud täiesti, siis ta peab ennast maha laadima. Ja vaata, maha laadimise koha pealt olge hästi nutikad. Ainult teie saate aru, kuidas laps ennast tegelikult päriselt maha suudab laadida, sest et ainult teie saate tegelikult sellest aru. Sellest on väga raske võõrastel inimestel aru saada. Noh, ma ei tea, võib-olla laps tahab rahulikult vaikselt raamatut lugeda, võib-olla laps tahab rahulikult omaette olla, võib-olla laps tahab, võib-olla on trenn väga hea, võib-olla on õuest liikumine väga hea, aga ei saa oodata, et ta läheb kohe sealt koolist, läheb kohe õppima näiteks koju. Nagu see ei käi omavahel kokku, on ju. Ja ega see ekraan ei ole ka lõputult halb, et vahepeal ka mõni ekraani tegevus aitab natukene tegelikult maandada seda koolipinget. Et kuigi osad ekraani tegevused just jälle toovad närvisüsteemile pinget liiga palju juurde, on ju. Ühesõnaga, ma soovitan teil koos lapsega välja mõelda närvisüsteemi rahustav rutiin pärast kooli. See oleks väga tervislik. Muidu see kuhjub ja kuhjub ja kuhjub ja kuhjub ja kui ta ära kuhjub, siis käib mis asi? Pauk, on ju. Aga me ei pea seda pauku ära ootama. Et see, kui sa tuled koolist koju, sa oled väsinud, see on okei. See, kui sa tuled koolist koju, sa oled närviline, see on okei. See, kui sa tuled koolist koju, sa saad nutta, see on okei. Sest lapsega juhtub seal nii palju ja ta ei saa isegi aru, mis temaga seal juhtub. Nii et palun töötage endale välja selline väikene SOS kava, on ju. Sest kodus laps saab ennast hästi vabalt väljendada, ta saab valida, millal ta puhkab, ta saab küsida abi endale tuttavatelt inimestelt, ehk tema närvisüsteem on relax seisundis ja ta saab küsida abi. Ta saab olla eri päevadel täiesti erinev, ta võib olla Pikne McQueen, ta võib olla Elsa, ta võib olla, ma ei tea, mis iganes on ju. Ta saab tunda, et ta kuulub siia täiesti tingimusteta. See on nüüd see, mida laps tunneb kodus on ju, aga koolis, mis te arvate, kas koolis on need samad asjad? Koolis on ootused. Koolis tuleb ootustele vastata. Sa ei saa enam olla vabalt see, kes sa tahaksid olla, on ju. Siis seal on võõrad inimesed. Närvisüsteem on kogu aeg alertseisundis, kogu aeg on nagu sõdur sõjas. Siis pidevalt on mingi tähelepanu. Vaadake, laps saab kodus minna ära teise kohta, kus ta ei ole kogu aeg sellise tähelepanu sees, on ju. Aga nüüd tal on mingi tähelepanu kogu aeg peal. Keegi vaatab teda, on ju, keegi hindab teda ja laps satub iga päev olukordadesse, millest ta ei tea mitte midagi. Nii et selles mõttes on hästi paslik oma lapsele ütelda, et tead, sa võid isegi üles kirjutada või alati saada mulle näiteks selle sama nutikella peal, saada mulle süda, on ju, kui sa tunned, et sa oled olukorras, mis on sinu jaoks võõras ja siis sa võid päeva lõpuks kokku lugeda, mitu südant ta sulle saatis ja siis te saate need olukorrad päriselt ära läbi rääkida, et need olukorrad oleksid turvalised. Nüüd ma joonistan teile siia midagi. Siin on laps. Ma armastan joonistada. Näete, siin on olukord. Ja laps on klassis ei tohi kelli järgi olla. No las joonistab paberi peale siis. Ja siin on olukord ja vaadake, kui laps läbib selle olukorra, siis nüüd tuleb see koht, et laps teeb sellest olukorrast oma järelduse. Ja nüüd, kui väline ehk ema või õpetaja või isa ei aita olukorda lahti mõtestada, siis need järeldused ongi tegelikult need, mis võtavad hiljem selle kooli rõõmu ära. Ma olen loll, ma olen paha. Tegelikult sa lihtsalt ei osanud. Mati naeris minu üle, kui ma olin klassi ees. Keegi peab selle lapsele ütlema, et Matil on midagi viga, mitte sinul. Nii et see koht vaadake, et kui laps on mingis olukorras, mis on temale võõras, siis ta võiks teha südamekese paberi peale või linnukese või täpikese. Ta võiks paar rida panna endale, et ta hiljem rääkida need läbi, et ta saaks teha õiged järeldused. Teadlikuma ema klubis tegelikult ma aitangi vanematel siukseid sõnastusi teha, sest sa ei pea oskama aidata lapsel luua õiged järeldusi, sest need olukorrad on ka sinule täiesti uued, sest me elame täiesti teistsugust maailmas kui see, kui meie väiksed olime, on ju. Nii et laps peab tegema õiged järeldused
ja siis ei ole traumat. Saate pointile pihta, jah? Ja kooli streigid lõpuks tulevad sellest, et laste järeldused on läinud vasakule ja paremale ja vasakule ja paremale. Ja pidage meeles, lapsed teevad järeldusi alati ennast ründavalt. Mina olen loll, mina olen paha, mina ei saa. Laps ei mäleta tavaliselt midagi, mis koolis tehtud on. Ja, sest tema närvisüsteem on üle küllatud ja sellepärast olekski oluline, et ta teeks näiteks mingi märke kuskile. On ju? Paneb näiteks märksõna. Ühe sõna. Ja kui ta hiljem sellest rääkida ei oska, no tühja temaga, aga ta märgib selle ära, et sina näeksid, et midagi toimub, on ju? Ja siis sa võid hoopis teha sellise küsimuse, kui laps tõesti, mõni laps tuleb koju ja laulab nagu kanaarilind. Nende lastega ma olen hästi palju mentorlust teinud, laulavad nagu kanaarilinnud. Aga mõni laps tõesti ei mäleta. Ja siis on niimoodi, et sa võid lapse käest küsida õhtuti voodis, mis järeldusi sa täna enda kohta tegid. Emme, ma arvan, et ma olen matemaatikas loll nagu lauajalg. Noh, ei ole ju väga pädev järeldus, on ju. Okei, mis sellele eelnes? Vaata, me peame alati aru saama, et meil on järeldus, siis on mis eelnes. Me peame vaatama, mis sellele eelnes. Mul läks 3 korda ülesanne valesti. Okei. Ahaa. Miks ülesanne läks valesti? Orav jooksis aknast mööda. Käsi tegi parema käe tarkust. Tavaliselt me jõuame lastega sinna kohta, et lapsed ei ole üldse matemaatikas lollid, vaid nende käsi teeb parema käe tarkust. Need on minu enda terminid, mis ma olen aastatega leiutanud. Et kui ma seda õpinurka siin tegin, et siis kui te neid videosid siin üks hetk kuulete, kui te lastega hakkate õppima, kui te olete vanemasse klassi jõudnud, ma loodan, et järgmine aasta jõuan siia ka 2. ja 3. ja 4. klassi teha. Praegu alustab 5. et siis tegelikult ma räägin kõiki neid termineid, mida ma ise kasutan. Aga jah, juba siin nende lastevanemate videodes on päris häid siukseid mõtteid teile. Aga mida sa järeldasid enda kohta täna? Ja see on tegelikult väga oluline küsimus lapse käest küsida, mitte kuidas sul läks. Läks nagu läks. Aga mida sa järeldasid täna enda kohta? Mida sa järeldasid täna kooli kohta näiteks? Mida sa järeldasid täna sõpruse kohta näiteks? On ju? Nii et laps ei pea minema valmis koolilapsena, me isegi unustame selle ära, et olete valmis tohutuks tööks. Palun olge valmis tohutuks tööks. Nüüd ma siis joonistan teile emade kõige suurema probleemi. Olete valmis, jah? Ega emmedel on ka suured probleemid. Vaadake, siin on üks ema ja tal on vaadake nii palju kohustusi, näete. Ema, kes teab teadlikum ema logo, siis teadlikum ema logoks on päike. Ja nüüd, kes naljale pihta saab naljale pihta, on ju. Ole päike. Tähendab tegelikult ole soe ja anna valgust, aga nüüd te saate aru, et emad on nagu nii nagu hirmsad päikesed, on ju. Ja nüüd, kui laps läheb kooli, vaadake, siis lapsega hakkavad toimuma asjad. Lapsel hakkavad ka toimuma asjad, mis omakorda nüüd tähendab seda, et see ema peab natukene asendustööd tegema. Ehk ta ei saa enam minna oma tavaliste tegevustega edasi, ta peab asendama osa tegevused, et lapsel oleks see koolitee algus väga-väga hea. Ja see nüüd on see, mis tegelikult valmistab vanematele sellist nagu peavalu, et aga mul on juba nii palju, mul on liiga palju, blablabla, mul on kõike liiga palju. Ja nüüd selle 1. klassi lapsega ka kõik need tegevused. Ja siis ma ütlen, et jaa, meile müüdi põrsaskotis. Kui ma oma vanemaid pealt vaatasin, siis nad ei teinud üldse just nagu mitte midagi. Me kasvasimegi ise, aga 35. eluaastaks on antidepressantide võtmine garanteeritud. Nii et kui te võtate praegu selle aja, panete kõik muud oma tähtsad asjad kõrvale, siis äkki meie lastel on rohkem lootust, kui meil oli. Lihtsalt siuke väikene mõte teile. Nii et mõned siuksed laused ka, mis oleks lastele väga abistavad kuulda, et
et ärge ütelge lastele niimoodi, et ära mõtle nii, see ei ole hullu, kõigil on algus raske. Oi, sa said kindlasti valesti aru. Ärge niiviisi rääkige oma lastega, on ju. Pigem võiks öelda hoopis midagi muud. Ma annan teile siuke hea mõttekoha. Ma näen, et see oli sulle raske. Me kinnitame talle seda, me valideerime. Ma näen, et see oli sulle raske. Räägime rahulikult läbi, mis juhtus ja mida me nüüd teha saame. Ma näen, et see oli sulle raske. Räägime rahulikult läbi, mis juhtus ja vaatame, mida me nüüd teha saame. Aga kui on laps, kes küsimustele vastab üldjuhul ma ei tea vastustega, kui laps on hakanud vastama ma ei tea vastustega, siis on kuskil mingis ajaloolises jadas ehk minevikus on tehtud lapsele haiget. Ja see on see põhjus, miks ta on jäänud ma ei tea vastustega. Ja ega seda üles korjata seda kohta, kus tal on haiget tehtud, see on praktiliselt võimatu. Sellepärast see võis olla väga-väga väikses lapse eas ja haiget lapsele teha on väga lihtne. Piisab kurjast pilgust, piisab ühest äkilisest pahatujusööstust. Ema ja isa poolt piisab väga väikesest asjast, et laps saab aru, sa tegelikult ei taha teada. Ja nüüd on, kui laps vastab ma ei tea ja ta ei taha vastata, siis on oluline connection'i taastamine. Connection before correction. Mina tahan alati rääkida inimesele, kes ma tunnen, et ta tahab teada, mis minuga toimub. Aga lapsel on see tunne ära kadunud. Ta ei tunne, et sa tahad teada. Võib-olla sa urgitsed. Võib-olla sa tahad hakata kohe teda, nii kui ta annab sulle teada, oled sa hakanud teda parandama näiteks. Nii kui ta on andnud sulle teada, oled sa võib-olla karistanud teda näiteks. Või võib-olla teinud selle mure väga väikseks, siis nad ka enam ei räägi. Ühesõnaga, mis iganes on toimunud, hakka jälgima, mida sa selle infoga teed, mis teine inimene sulle annab. Ja sellest tegelikult tulebki välja see, kas meil tekib connection või meil ei teki connection'it. Mina õpetan muidugi ka teadliku ema klubis, ma õpetan hetketehnikat. Hetketehnika on üks selline koht, mis aitab väga hästi luua connection'it. Aga kui ma ei tea ja laps jääb hästi kidakeelseks, siis on juba connection on natukene nagu läinud lahti. Ehk ta ei usalda enam seda infot sinu kätte, sest et midagi on selle infoga läinud valesti. Katsetage selliseid lauseid nagu ma näen, et sul on raske. Ma näen, et sa ütled, ma ei tea, aga ma näen, et midagi on lahti. Ma olen väga sellest huvitatud ja võib-olla ma mingil eluhetkel olen sulle teinud haiget. Võib-olla mingil eluhetkel jäi mulje, et minuga ei saa rääkida, aga ma tahaksin väga kuulda. Ma tahaks hästi rahulikult ja nüüd vaadake lapsevanemad, kui te ei ole rahulikud, aga ütlete, ma tahaksime väga rahulikult nendel teemadel rääkida, siis see on ju valetamine. See on ju pesuhead valetamine, on ju. Sa peadki olema rahulik siin sees selleks, et laps saaks aru, et sa oled rahulik. Ja selle rahulikkusega saab teha ju tööd, on ju. Et räägime rahulikult, mis juhtus ja mida me saaksime nüüd teha. Ma ei tea. Okei. See, et sa ei tea, on okei. Mitte teadmine on ka okei. Aga mida me siin teha saame? Mida me teha saame? Mida teha oleks vaja, on ju? Ja kui ütleb laps kogu aeg, ma ei tea, siis ütle, aga sa võid mulle alati rääkida. Ja palun vabandust, kui ma olen kuulanud valesti, ma alles õpin. Ka mina olen ema esimest korda, mis ei tähenda üldse seda, et see on vabandus, on ju. Aga laps näeb ära, kui sa õpid. Ta näeb ära selle. Ärge alahinnake lapsi. Lapsed näevad ära selle, on ju. Nii. Nüüd väga liikuvate laste vanemad, palun leidke oma lastele treeningud, kus nad saavad liikuda, sest kool paneb lapsi paigale. Kui ta varem sai päeva jooksul väga palju kodus liikuda, siis nüüd tema süsteemid enam liikuda nii palju ei saa, mis on hästi oluline on siis see, et see laps käiks trennis ja ta saaks oma liikumisvajadused ära. On ju? Nüüd, kui teil lapsel on tekkinud mingi käitumine, mida varem ei olnud, see hakkab tekkima muideks. Kui lapsel tuleb mingi käitumine nüüd, mida varem ei olnud, siis on hästi oluline vaadata, mis on selle tekitanud.
ja mida ta väljendab. On ju? Lihtsalt siuke väike retsept teile. Okei. Ja siis olge valmis selleks, et lapsed hakkavad võib-olla kodus natukene halvemini käituma, aga seda ma juba rääkisin teile närvisüsteemist, on ju. Nii. Kohe ma vaatan, mis ma teile siin ette valmistasin veel. Jaa. Okei, ma panin video tühimälu ja täismälu. Vaadake, sellest ma tahan nüüd rääkida, sest siin on nüüd teie roll kõige olulisem. Okei? Tühimälu ja täismälu. Ma kuulasin täna haridusteemadel oli üks video, mille peale ma sattusin ja seal öeldi, et meil on väga palju haridust, aga see ei aita meil suurendada palganumbrit. Siis ma kohe naersin, sellepärast, et see ongi tegelikult tühimälu ja täismälu küsimus. Kui laps õpib ja ta täidab oma mälu ja ta hakkab juba 1. klassist alates oma mälu täitma, siis väga tihti tekibki tühimälu. Ma nüüd joonistan siia aju. Näed, see on tühimälu. Ta just nagu teab väga palju, tal on siin väga palju sees, aga tegemist on tühimäluga. Ja nüüd ma joonistan teile siia täismälu. Näete, just nagu nad ei erine, aga kohe, vaadake hopsti. Need on seosekanalid. Täismälu tähendab seosekanaleid. Ja me peame nüüd sellest aru saama, et me ei saa kogu haridust anda siis koolidele, sest te näete ju ise, et koolides jääb väga paljud asjad tegemata, on ju. Ja kui ma nüüd näete selle koha siin lõin 1. klass, siis ma lõin just selleks, et õpiksite lapsega täismälu baasil. Nii, näete, kujundite maailm, matemaatika ei ole elust eraldi, kuidas õppimine töötab ja mis on oluline, esemete maailm, mänguideed, arvude maailm ja suuruste maailm. See on just selleks, et nüüd laps saab informatsiooni. Võtame näiteks seesama korrutamine. Laps hakkab, võtame liitmine kõigepealt, siis 2 + 3. Aga see on nüüd tühimälu teadmine. Teeme sellest koos teiega praegu täismälu teadmise. Okei? 2 + 3, 4 + 6, 8 + 5. Mõni laps on geniaalne paberi peal. Aga see on tühimälu. Ja nüüd sinu ülesanne on vaadata, mida laps koolis õppis ja teha sellest täismälu. Ehk võtame siis tõesti, võtame need 2 kommi. Ja siis sa annad talle 3 kommi peale, see kõlab nii totakalt ja me just nagu oleme seda kõike teinud, on ju. Ja nüüd on sul mitu kommi, 5 kommi. Nüüd sööme ära ka need. Ehk ta nägi päris elus, kuidas need asjad käivad ja nendes videotes ma just seda õpetangi. Ilma seose kanaliteta, ilma selleta, et laps saab seda nagu näpuga katsuda, suhu pista, haista ja maitsta, ongi meil tühimäluharidus. Ja lapse vanem, sina saad 1. 4. klassini, soovitan soojalt vaadata, mida su laps õpib ja enda käest küsida, aga kuidas ma saan seda näidata meie elus. Et siin 1. klassi videodes tõesti ma olen seda teinud ja ma loodan, et ma järgmine aasta saan teha ka 2., 3. ja 4. klassi. Ja nüüd on sinu roll maksimumi peal. Nüüd käid sa kooliga ühte jalga. Nüüd on laps hästi toetatud, sellepärast, et ema ja õpetaja räägivad sarnast juttu. Me peame ka kodudes muutma oma sellist kõnepruuki, kõneviisi. Me peame sisse tooma neid sõnu, mida laps koolis kuuleb, muidu tal tekib 2 erinevat elu. Üks on lihtne ja tore elu, mis on kodu, teine on raske ja kole elu, mis on kool. Aga tore oleks, kui me kodus võtaksime teadlikult kasutusele siis seda, mida koolis me juba õpime. Sest kool ei saa väga palju asju teha nagu ära kodus.
nagu koduseid asju. No kui mina näiteks matemaatikaõpetajana hakkan õpetama ringi ja siis ma küsin lapse käest, et kas oled kunagi purgile kaant peale keeranud ja laps ütleb, ei ole. Ja ta on jõudnud 5. klassi, siis mul tekib nagu küsimus, mida ema-isa kodus tegid. Aga nüüd, kui lapsevanem teab, et tema ülesanne on õpitav siduda eluga ja siis ta vaatab, okei, ring tuleb, aga purgikaaned on ringid, okei, lähme keerama gaasi peale. Ja loome väikese seose lapsele. Ja nüüd lapsevanemad ütlevad, näete, nüüd me jõuame selle päikese juurde tagasi, aga mul on juba nii palju tegevusi. Kui me oleme saanud lapsevanemaks, siis me kõiki tegevusi teha ei saa enam. On ju? Et see ongi eneseohverduse tee. Tegelikult emadus ongi natukene eneseohverduse tee, aga selline sidumine ehk täismälu loomine on väga, väga, väga kasulik. Lihtsalt lapsel tekib palju vähem õpistreiki ja võib-olla olete pannud tähele, et sellel aastal on iga aasta on aina suurem arv lapsi, kes ei taha minna kooli. Et sellega me tegelikult teeme ära see tohutu ennetustöö. Nii, nüüd ettevaatust hinnete ja tublidusega. Ma kohe ütlen ettevaatust hinnete ja tublidusega. Et oi, sa oled nii tark ja sul on kõik 5 ja oi, paneme selle külmkapi peale selle töö, sest see on nii hea ja viin sun perereisile sellepärast, et sa oled nii tubli ja kui sa siis tubli ei ole, siis me jätame su perereisidest maha ja seda juhtub väga tihti millegipärast. Ja näed, et kui sa ikkagi tahad, siis sa saad ja et niisugune nagu tubliduse kiitmine ja ma postitan sinust, kui sa oled hästi tubli, siis terve mu sotsiaalmeedia kajab seda. Ma seda ei soovita üldse. Ma üldse ei soovita seda. Ma soovitan hoopis teistsugust lähenemist, mis on lapse psüühikale palju parem. Märka protsessi. Näiteks sa näed, et ta täna õpib, aga homme ta sai 2. Sa ütled, tead, ma eile nägin, kui palju sa pingutasid. Ma nägin seda. Nägite, ma tunnustasin seda, et ta pingutas. Kuule, aga nüüd lihtsalt vaatame, mis siis nihu läks. Ja te võite väga varakult avastada, et lapse närvisüsteem vedas alt. Mis tähendab seda, et me ei pea juurde õppima matemaatikat, vaid me peame õppima närvisüsteemi rahustavaid teadmisi. Saate erinevusest aru, jah? Tavaliselt hakatakse juurde õppima, pekstakse peale, saamata aru, et laps lihtsalt hangub kinni võib-olla. Nii et mina soovitan märgata protsessi. Vau, kuule, sa küsisid abi. Äge. Sa märkasid ise oma viga. Jumala äge. Sa ei saanud kohe aru, aga sa jätkasid. Sul oli raske, aga ma nägin, et sa õppisid eile. Nii lahe. Ja milline osa oli sinu jaoks kõige huvitavam? Ta toob sulle hinde 2. Sa küsid, aga milline osa oli sinu jaoks kõige huvitavam? Ja nüüd lapsele ei seostu see hinne 2 enam halvaga, et meil see hinne 2 on ka väga halva mainega. Teeme kohe selgeks. Hinne 2 ei ole halb. Hinne 2 tähendab seda, et sinu laps lihtsalt ei oska seda osa. Aga laps on ikka täiuslik. Laps on ikka nunnu. Laps on ikka armas. Hinne tähendab lihtsalt seda, et seda asja veel ei oska. Hinne näitab ainult teadmist, mitte lapse väärtust. On ju? Ja see tuleb teil lastele väga ruttu selgeks teha. Nii, aga kui laps ütleb, ma ei taha kooli minna, mis te siis teete? Siis hakkab päris Mihkel pihta on ju, tavaliselt on, kõik peavad koolis käima ja küll sa ära harjud ja sul pole seal midagi karta ja aga eile sa ju tahtsid minna, mida sa nüüd täna ei taha enam minna sinna? Mida te vastate, kui laps ütleb, et ta ei taha kooli minna? Esimene asi on, ema peaks vaatama iseenda sisse, mis nüüd temas juhtus. Appi, kui ma kuulsin, et mu laps ei taha kooli minna, nüüd on tal midagi väga halvasti. Nüüd hakkavad jamad pihta. Nüüd mis tast tuleb pudelikorjaja tuleb, nüüd istub Tartu vanglas varsti. Ehk esimene samm, kui laps ütleb, ma ei taha kooli minna, pöörab ema enda sisse. Ja näete siin, aps, teadlikum ema, näete, boonus, kõik. Nii, näete, minu tunded. Ema võtab ja käib kogu kursuse läbi, sest see on esimene samm. Me ei tohi lapse peale oma seda prügi hakata toppima, on ju. Teine samm, kui ema on iseenda sees päriselt jõudnud rahuliku seisundisse, siis ta hakkab looma ühendust lapsega. Ma kuulen, et sa ei taha täna kooli minna. Ma kuulen, et sa ei taha kooli minna. Räägime sellest. Nägite? Esimene asi,
lapse vanem peab tegema enda sissevaatamise ja see on tavaliselt see, mis ära jäetakse, sest kellel selleks ikka aega on ju. Ja siis hakatakse suruma, aga vaatad enda sisse, tegeled enda emotsioonidega, kui jõuad päris rahusse ja see võtab natukene aega, sellepärast on vaja neid tehnikaid õppida. Et hiljem käib see nii. Ja siis lähed lood lapsega ühenduse ja siis hakkad uurima. Mis täna kooli juures kõige raskem on? Mis tekitab sinust sellise tunde, et sa ei taha minna? Kas sa ei taha minna või sa kardad minna? Kas sa kardad, et seal võib midagi juhtuda? Kas see tunne on sul pigem kõhus, rinnus või peas või käes või varbas või peppus? Natuke nalja võib ka siia juurde teha, aga mitte palju. Kas see tunne algas sul täna või ta oli sul juba eile õhtul ka? Või ta on sul natukene pikemat aega olnud, siis sa ei rääkinud mulle sellest tundest ja nüüd sa räägid mulle sellest tundest. Ja nüüd me teeme väga väikese sammu. Me peame aitama lapsel sõnastada. Ja väga paljud emad on just minu poole, just tänu selle asja pärast pöördunud, et nad ei oska sõnastada. Tähendab, nad ei oska aidata lapsel sõnastada. Ja see võibki olla keeruline, eriti kui see connection on läinud natukene rabedaks ja vildakaks, on ju. Ja siin oleks hea jälle kaasata kedagi, kas tädi või onu või vanaema või vanaisa, kedagi, kellele laps oskaks seda paremini sõnastada kui oma emale näiteks. Võin teile vabalt appi tulla, kui teil on abi vaja. Nii et laps peaks natukene sõnastama ja nüüd on ka oluline pöörduda õpetaja poole. Ja ütelda õpetajale, tead, meil tuli esimene signaal. Esimest korda tuli, ma ei taha kooli minna. Kallis õpetaja, kas sina oled midagi märganud, mis siin juhtus? Ja sa võid avastada, et ka õpetaja on võib-olla midagi märganud, on ju. Ja väga tihti tuleb õpistreik sellest, et lapse õpitempo on vale ja ta tunneb ennast lollina. On ju. Muidugi, mida ma tahan teile veel öelda, on see, et kui laps läheb esimesse klassi, oleks hirmus nunnu ja tore, kui esimese klassi lapsed seotaks üheks tervikuks. Minu kõige suurem soovitus oleks õpetajatele esimesed 2 nädalat tegeleda lihtsalt kollektiivi sidumisega, aga ma tean, et nad ei tee seda väga tihti ja kui nad teevad, siis te olete sattunud kuldse õpetaja otsa. Aga ka teie vanematena saate siin väga palju ära teha. Näiteks mina olen ise olnud selline lapsevanem, kes haarab härjal sarvist. Seon ise kogu kollektiivi. Kui ma näen, et õpetaja ei seo, siis ma kutsun kõik endale külla või siis pöördun lapsevanemate poole, et omavahel tuttavaks saada. Või kuidagi me peame looma sellise terviksideme, et meie lastel oleks hea. No kõik vanemad ei ole sellest kindlasti huvitatud. Mis võib siis aimata, et ka nende lastega võib probleeme tulla. Aga need vanemad, kes oleks huvitatud klassi tervikust, te võiksite need küll üles leida, et siis ühiseid tegevusi teha, sest laps tahab koolis käia, kui tal on ees tuttav inimene, kui tal on ees sõber ja väga tihti lapsed käivadki koolis just sõbra pärast, mitte õppimise pärast muideks, sõprade pärast. Nii. Narrimine, kooli kiusamine, sellest me täna juba rääkisime. Nii. Võtame siis natukene kokku. Meil hakkab aeg juba otsa saama, ma väga palju üle aja ei taha minna, muidu ma röövin teid ja te olete niigi nii armsad, et andsite mulle enda aega. Laps peab saama aru, mida temalt oodatakse, aga lapse töömälu on väga väikene. Mis tähendab seda, et käsklused ei tohi tulla niiviisi pikas rodus, on ju. Et tegelikult meil oleks vaja väga vähe käsklusi korraga. Et kui ta nüüd tuleb sul ka, et hakata koos õppima, on ju, siis teeme sellise kokkuleppe, et ei anna korraga 1 000 000 käsklust lapsele. 1 käsklus korraga, siis see kasvab 2 käsklust, hiljem 3 käsklust, aga esimeses klassis ei ole nii, et õpi ära matemaatika ja eesti keel, on ju. Mis sa eesti keeleni ei jõudnudki või? Sest ta kuulis ainult matemaatikat. Te peate aru saama, lapse töömälu on alles arenev. Matemaatika on maailma parim aine, sest ta treenib kõige paremini töömälu kasutust. Seda töömälu osa ta treenib väga hästi. Et selles mõttes natuke respekti matemaatika suhtes on ju.
Nüüd laps peab saama ennast pärast kooli maha laadida. Looge endale siuke mõnus rutiin on ju. Laps peab tundma, et teil on connection. Kui teil on vahepeal see läinud rabedaks, siis palun tegelege sellega teadliku mamma klubis videod uus hooaeg. Palun, teeme selle osa kord on ju. Ja laps hakkab alles nüüd hakkab vähehaaval õppima ennast juhtima. Alles nüüd, mida tähendab ennast juhtima? Mõtted, tunded, füüsilised tegevused ja seda tuleb ka lapsele õpetada, et me ei saa oodata, et ta seda oskab, on ju. Nii, et hakata täiesti erinevate olukordadega kokku puutuma, kuidas laps hakkab hommikuti veenitama, siis ta ei taha kooli minna, siis ta ei räägi oma päevast, saab vihaseks, ei taha õppida, ütleb, ma ei oska ja kaotab asju. Need on teie olukorrad siis, mille sisse te hakkate sattuma, on ju. See ma ei oska minu lemmik. Eratundides, kui laps ütleb mulle, ma ei oska, siis eratunni lõpuks kõik lapsed teavad, et see on kõige mõttetum asi, mida öelda. Et siin on hoopis üks teine asi, mida öelda. Mina alati vastan siis, et aga ütle mulle, proovi mulle seletada, mida sa ei oska. Aga ma ei oska mitte midagi. Okei, aga mida sa oskasid ennem, kui sa tundsid, et sa midagi ei oska? Ehk me lähme alati tagasi sinna kohta, kus ta tegelikult oskas. Ja me hakkame sealt vaikselt sammu haaval edasi liikuma. Sest et jah, vahepeal mõni laps satub natukene liiga kaugele ja see on täiesti arusaadav, et ta ei oska, on ju. Nii et kui te nende olukordadega jääte ikkagi täiesti jänni, siis pidage meeles teadlikum ema aitab, on ju. Ja tark mina teadlikum ema on väga häid videosid otsast otsani täis. Nii et laps alles õpib koolilaps olema. Laps ei pea olema täiesti selline nagu täiuslik koolilaps. Ta eksib, ta jääb sind vihale, ta hakkab vastu, ta teeb kõik asju ja see on okei, see on normaalne. Ja ka sina ei pea oskama kõikide olukordade hakkama saamist, aga sa pead õppima oma närvisüsteemi valdama. teadlikumema.ee Käitumise taga on alati mingisugune protsess, millele me peaksime näpu peale panema ja minu üks suurimaid unistusi on see, et ma treenin emad nii targaks, et kui ema vaatab käitumist, siis ta näeb juba protsessi. See on mu suur unistus. Ma ei anna alla ennem, kui ma seda ära teen. Nii. Pärast kooli laps peab saama ennast maha laadida, on ju. Tähelepanu juhtimist te peate lastele õpetama ja ma soovitan väga soojalt kuulata ära see, kuidas ometi need lapsed õppima saada, sest seal on toodud kõik kildudena, kõik asjad, mis te nüüd võiksite lapsele veel kähku õpetada, ennem kui kool pihta hakkab. Need on geniaalsuse tööriistad, ma nimetaksin. Lapse kogemus on alati päris, mäletada, ma joonistasin teile selles asipusa, on ju. Ta kogeb midagi, see kogemus on alati päris, aga see järeldus võib olla nii lõputult vale, et hoia mütsi. Selle järelduse jaoks on tal vaja sind, on ju. Sina emana ei pea probleemi kohe lahendama. Sina emana pead esmalt vaatama, mis sinus kerkib, siis sa pead sellega tegelema, siis sa pead saavutama baasrahulikkuse, siis sa pead connectioni looma lapsega, siis sa pead aru saama, mis protsess siin on ja alles siis me leiame lahendusi. Näete, pam. Algul see õppimine on väga aeglane protsess. Nagu iga õppimine on tegelikult aeglane ja kui ma õpetan emadele närvisüsteemi ja nende protsesside nägemist, siis see on väga aeglane protsess, aga kui ühel hetkel, kui ta on selge, siis ta läheb nii. Minul on täna nii, näen lahendust, aga kunagi võttis see ka minul päris palju aega. Ja su laps peab tundma, et sa oled kogu aeg tema kõrval. Juhtugu, mis juhtub, sa oled kogu aeg tema kõrval. Connection before correction, on ju. Ja kui ta näeb, et ükskõik, mis ei juhtu, ükskõik, mis ta korda ei saada, ükskõik, mida ta ka ei ütle, kui ta näeb, et sa teed niiviisi, endasse vaatamine, rahunemine, siis alles saad hoida omavahelised suhtlemised tegelikult lahti, sest vastasel juhul laps kaitseb sind. On arusaadav. Laps läheb esimesse klassi, vaadake üle oma ühendus ja alles siis tuleb õpetamine.
Ja tegelikult oleks hirmus hea, kui te leiaksite õpetaja, kes saab sellest samamoodi aru, sest tema hakkab sinu asendajaks, et on ühendus ja siis on alles õpetus. Mina nüüd oma osa siin lõpetasin, nüüd te võite vabalt küsida. Kas kellelgi on küsimusi selle kohta, mis me siin just rääkisime? Lõin kõik toimetuks, on ju. Ütle üks asi, mis sulle siit meeldis. Mis sa siit kaasa võtad? Mis siit helisema jäi? Ja siis pidage meeles, näete, sellised kenad lehed on tulnud, et teid aidata. On ju? tarkmina.ee. See väljend, mida sa enda kohta arvad. Väga hea, just. Ja teadlikuma emaklubi boonus näete emana. Vaadake, siia tuleb nii palju häid, aga laps ei taha õppida, siis see läheb kõik tarkmina alla, on ju. Vastasel juhul näete, siia tulevad kõik siuksed. Hetkel on siin juba video hommikused kiirustamised. Et kes juba tunneb, et need hommikused kiirustamised on teie teema, siis see video on juba meil kenasti boonuses olemas. Mida sa enda kohta järeldasid, jah? See, kuidas lapse õppimisse suhtuda ja läheneda, kui ütleb, et ei oska. Just, aga mida sa ei oska just? See, et olla lapse kõrval kogu protsessi vältel, esimese lapsega soovisin kogu aeg, et ta saavutaks võimalikult ruttu iseseisvuse. Ja ma ei tea, kus vanematel kiirus on. Kogu aeg lükkame endast ära. Kallid emmed, ma ütlen nüüd teile midagi, mis üks uurimustöö on täielikult kinnitanud. Olete valmis? MRT all mõõdeti laste ajusid ja lasti lastele helisid. By the way, kuni 13. eluaastani on ema häälel mõju. Ema häälel kõige suurem mõju. Ema hääl on kõige parem õpetaja. Laps kuuleb ema häält, õpib kõige paremini. Sellepärast mulle meeldis koduõpe. Ma teadsin, et minu hääl on kõige parem. Nüüd, kui laps saab 13, siis tegelikult alles ema hääl kaotab oma jõu ja nüüd saavad kõik teised jõu sinu lapse üle. Ja nüüd on oluline valida talle head inimesed, kes oma häälega teda positiivselt tahavad mõjutada, on ju. Nii et sa tead, et kuni 13. eluaastani oled sina kuni tema ajus. Okei? Nii et, ja kuhu me nad siis lükkame nii kiiresti küsimus? Kas esimese klassi anda taskuraha või mitte? Mina ei andnud esimesse klassi taskuraha. Absoluutselt ei. Aga ma saan aru, et linnalastel on natukene teine ümbrus. Minul oli siin maalaste värk, on ju, aga linnalastel on natukene teine ümbrus. Ja täna mul on nagu selline seisukoht, et esimese klassi lapsed üldiselt võiksid kõigepealt käia kodu ja kooli vahet rahulikult, on ju, enam kui käia hängimas ja chillimas. Et selles mõttes pigem mitte, aga kui see on seltskondlikult ja sõpruskondlikult vajalik, siis jah. Ehk et see ei oleks takistus, et ta ei saaks nagu sõpruskonda sisse. Ma ei tea, kas on nagu aru saada. Mul peas kõik jumala aru saada. Kõigepealt ennast maandada, võtta aega. Just, väga hea. Mina võtan kaasa selle, et ma lasen lastel peale koolipäeva veidi puhata, enam kui sunnin neid peale koolipäeva õppetükke õppima või üldse kodus koristama või midagi tegema. Sest laps on täiesti läbi. On ju? Jah, laps on täiesti läbi. Tema närvisüsteem, tal on kogu aeg on midagi uus. Ja see nii väsitab. Te peate aru saama sellest, et närvisüsteem, et tal on kogu aeg midagi uus. See on tegelikult alert seisund. See ongi õppimise seisund ühest küljest, on ju. Just.
Aga teisest küljest on see väga väsitav. Rutiin tekib õnneks mingil hetkel, on ju, kui sa oled harjunud keskkonnaga, teiste õpetajatega, kui sa tunned nende maneere, kui sa saad aru, kus on nende triggerid, asjad, särgid, värgid, ehk kui ma olen seda kohta tundma õppinud, siis hakkab maha rahunema. Ja miks ma olen kooli kiusamise vastu, on väga lihtne. Kui selles keskkonnas on laps saanud haiget, siis tema närvisüsteem jääbki alertseisundisse. Seni, kuni see kiusaja on seal samas keskkonnas olemas. Närvisüsteem on A ja O. Ja miks ma siis õpetangi, vaadake emadele seda tunnete tarkust siin üldse, need minu tunded, et siin on, sest see näete, kui pikk see on, ja see on nii pikk, siin on nii palju videosid tuleb, sellepärast, et see ongi oluline. Minu mõtted, palju vähem videosid. Sest et tunne ongi närvisüsteem. Ja mõte on ka oluline, mõte trigerdab närvisüsteemi, aga mõte jääb probleemiks meile siis, kui meil on siis nii-öelda trauma. Tavaline ilma traumata mõistus on väga normaalne, traumaga mõistus on üle võlli. Ja sellepärast kooli kiusamise vastu ma olen täielikult, sest et kui laps on koolis kiusatud, siis iga kord, kui ta siseneb sinna majja, tal hakkavad kõhuvalud, tal tulevad iiveldused, eriti kui kiusaja kõnnib seal samas majas ringi. Lihtsalt seda tahan teile ütelda, et siis öelda lapsele, et enam neid asju ei juhtu, tema närvisüsteem lihtsalt ei usu seda. Närvisüsteem on jah, selles mõttes kõige alus. Pidage meeles, selleks, et lapse aju saaks õppida, ta ei tohi olla võitleja Tartu põgene režiimil, sellepärast ongi väga oluline side õpetajaga ja side klassiga. Ja selleks, et saaks lapse nii-öelda potentsiaalid avarduda ja avaneda ja laps saaks teada oma anded ja särgid-värgid, selleks peab olema turvaline keskkond. Ja meie lapse vanematena peame selle tagama. Kui kool ei suuda seda tagada, peame meie lapse vanematena selle tagama ja see on nüüd meie kohustus. Me ei saa panna seda koolisüsteemi kaela ja ma kahtlustan, et ühel hetkel, nagu meil on juba tasuline meditsiin, liigume me ka tasulise hariduse suunas, kus on siis see turvalisus olemas. No näiteks õpinurk on täiesti turvaline koht. Seal ausalt keegi ei narri ja seal on nii tore koos lapsega hängida ja mängida ja õppida. Nii et turvalisus ja veel kord turvalisus sinu poolt lapse suunas ja kooli poolt lapse suunas. Ja kuidas mina olen lastele seletanud, siis ma korraks paar lauset veel ütlen, siis me lõpetame. Kuidas ma olen lastele seletanud, et miks meil seda jama vaja on? Selle ma annan ka teile, sest te hakkate seda küsimust väga palju kuulma. Miks meil seda jama vaja on? Miks mul seda jama, miks mul on? Ja siis issi paneb veel kõrvalt, mul pole seda kunagi vaja läinud. Ja siis lapsele nagu, mul ei ole seda jama ka mitte kunagi vaja. Aga tegelikult vaadake, lapsel on aju ja meie laiapõhiline haridus, kui ta on antud turvaliselt ja koos connectioniga, siis ta teeb siukse asja, et lapse aju kogeb väga palju erinevaid piirkondi, saab aktiveeritud, sest iga aine aktiveerib tegelikult ajus erineva keskuse, erineva omaduse, erineva oskuse. Kuna meie haridussüsteem teeb väga tihti valu, siis saavad need ajuosad siin nii-öelda nagu pihta ehk kahjustada. Aga meie ülesanne teiega, teie lapsed lähevad esimesse klassi, on nüüd see, et me ütlemegi lapsele, et see on nagu siukene, nagu külvame seemneid põllu peale, on ju. Ja nüüd ühel hetkel elus, kui me oleme aju ilusti välja treeninud, põhikool on tegelikult ajutreening, ilma valuta peaks see toimuma. Ja ühel hetkel, kui sul elus läheb seda ajuosa vaja, on ta sul ära treenitud või läheb sul seda ajuosa vaja, on ta sul ära treenitud. Ehk laiapõhiline haridus on iseenesest väga hea asi, sest ta annab lastele väga laiad võimalused. Ja palun ärge unustage, et 9. klassis on eksamid. Me ei hirmuta lapsi eksamitega, aga me ütleme lastele, et eksam tuleb ja sellel eksamil me teeme sinuga väga head tulemused ja sina ära eksamite pärast muretse, ära nende peale mõtle, aga ma sulle aeg-ajalt tuletan eksameid rõõmsasti ja rahulikult meelde. Sest eksam on nagu uks, millest me lähme kõik läbi. Ja kui me siit uksest lähme läbi hästi, siis pärast seda on meile avatud väga palju erinevaid eluuksi. Ja me ei saa elus teha kõike. Me saame elus teha seda, milleks me ennast ette valmistame. Ja see on aus jutt hariduse kohta. Ja kõik asjad ei peagi sulle meeldima. Ja kõik asjad ei peagi sul lihtsalt välja tulema. Ja kui aju väsib ja see pingutus tundub sulle raske,
siis see ongi nagu sa tõstaksid 100 kilost hantlit. See ongi raske, sõbrad. Aga kõik asjad ei peagi olema lihtsad. Okei? Elu ei tähenda, et elu on lihtne. Pingutus on elu üks osa. No vot, nii on lood siinpool sood. Ärge unustage, et Tarkmina aastane sooduspilet on praegu muideks väga hea hinnaga ja teadlikumal emal tuleb ka aastane sooduspilet. Ja ma olen siin teiega olemas. Aitan teil sõnastada, aitan teil protsessi näha ja aitan teil tuua närvisüsteemi rahulikku seisundisse. Aitäh teile, et te kuulasite ja kuulge, järgmine kolmapäev on meil 9. klassi noortele, 9. klassi noorte vanematele ka webinar. Jagage siis sõna. Ilusat õhtut teile ja kuulge, üle pika aja webinar polnudki võib-olla kõige halvem. Nii, aga aitäh teile. Head õhtut ja salvestus läheb teadlikuma ema klubi seinal ülesse, nagu ikka. Algus on muidugi puudu.